Tere tulemast vaatama saadet Naudime elu. Tänases saates aga avastame kõik koos Saaremaad. Ja nüüd mööda saart tsiklitega ringi sõites ongi võimalus avastada erinevaid külasid ja põnevaid paiku. Tere tulemast Saaremaale Asva Viikingi külla! Ja siin on meie sisehoov, mis asub väljas ja siin toimuvad erinevad kontsertid, võistlused, väliköök ja ka erinevad töötoad. Ja selle sama lava peal siin hakkavad toimuma suvekontsertid ja kindlasti ka mõni DJ tuleb. Ja kui DJ tuleb, siis on Meil on siin loomapark, kus on erinevad linnulised, kitsed, lambad, hobused. On siin mänguala, kus saavad siis väiksemad lapsed tegevust leida. Ja siis sealpool on meil kõrgseikluspark, kus saab ennast ka proovile panna kõrgustes. Kas teil siin peamajas on võimalik ka näiteks gruppidega mingid sünnipäevasid või firmaüritusi ka pidada? Jaa, kõik absoluutselt igasugused seminarid, klassigrupid, firmaüritused, kõik võimalikud variandid on teretulnud. Ja mis teil sellel aastal võib-olla uut on siin? Meil on uus peakokk Kasju, kes tegutseb siis Odrakojas, Asva tavernas ja suundumegi nüüd sinna. Ja tere tulemast siis Asva taverna kööki ja lisaks tavamenüüle, mis on siis kalasupp, meie suitsuribi, burgerid, lisaks tavamenüüle pakume me siis gruppidele ka täiesti meie poolt kohalikku toorainet ja siin on meil värske merest püütud kala, sidruniõli ja chilliga. Siis on meil kohalik sink, suitsuahjust läbi käinud, kohalik mees Mart on selle suitsutanud. Siis on meil Jantsutalu suitsukana broiler, Mare Noodatalu köömnejuust ja juustukuninga trühvlijuust. Ja seda kaunistame siis ahjus küpsetatud kirstomatitega, mis on kaua küpsenud ikkagi. Ja muidugi on siin ka selline asi nagu ise tehtud astelpaju moos. Ja siin pajas podiseb meie firmaroog, mis on viikingpada ja see on veiseliha, lambaliha pada. Ja me hautame seda siis 6-7 tundi punases veinis, tumedas õlles, tüümeni, rosmariini, vürtside, ürtide, meega ja lisame sinna siis grillitud köögivilja, kaalikat, kartulit, paprikat ja erinevaid maitsetaimi. Lõpuks läheb ta siia paja sisse veel omakorda podisema ja siis me serveerimegi seda sellest pajast. Nii et tulge nautima häid maitseid. Ja head seltskonda! Ja nüüd ajaloo teemadel ka jätkame ning liigumegi viikingite teemast üle nõukogude ajale. Olete tulnud Saarekeki majja, mis valmis 1982 ehk siis 40 aastat tagasi sügaval nõukogude ajal. Tegemist on Eesti arhitektuuri ühe tippteosega, Eesti arhitekt Marika Leokke, kuigi punaajal ehitatud ja võetud loomulikult praeguseks kui üks arhitektuuri konstruktivismi tippteos ka kaitse alla. Ehk et maja on ühtlasi ka muinsuskaitse all. Mis siin majas üldse nüüd põnevat teha ka saab? Kui me nüüd räägime nagu külla tulemise mõttes, siis esimese asjana tegime me Eesti Džässiliidu kontserdid. Ehk et juba 5 hooaega saate tulla meile kontserte kuulama Eesti tippmuusikute esituses. Edasi järgmisena saate tulla meile muuseumisse. Kui nüüd mõelda, et nõukogude aja muuseum, tõsiasi, mida meie siin kohapeal näeme, on see, et kui me hetkel noortele ei räägi, miks me seda aega tagasi ei taha, siis tegelikult ega nad aru ei saa. Püüamegi siis näidata igapäevaaega, mis oli täiesti teistsugune kui praegu ja rääkida siis lõbusate, naljakate lugudega, neid tõsiasju, 20-aastast näiteks autoostu järjekorda, saate minna poodi, kus riiulid on tühjad ja nii edasi ja nii edasi.
14 erinevat teemat ja saate minna ise tubadesse sisse. Kuna muuseum osutus tegelikult väga populaarseks, koolid isegi tulevad kõikide klassidega järjest, suvel käivad hästi palju välismaalasi, loomulikult hästi palju ka eestlasi, siis edasi otsustasime teha ka tegelikult lõbusad mängud. Ehk et te saate tulla põgenemistuppa ja panna oma oskused proovile. Lõbusas vormis, koostöö koolituse vormis, saab tulla seltskond, lahendada 8 ülesannet ja nii öelda siis põgeneda toast. Esimese objektina vaatame siis kodus ise tehtud autot. Ajal, kui autostu järjekord oli 20 aastat, mindi õunapuu alla, siin taga on ka foto ja tehti käsitsi ise endale auto. Nagu näete, siis juba veidikene nagu tuulejooneline, ehk siis kuskilt välismajakirjast ilmselt on piilutud ja saadud disain. Moskvitši 1.4 mootor, piduriballoonid on tehtud gaasipalloonist või pidurisilindrid ja nii edasi. Vaatame siis legendaarset kasirovkat. Kõigepealt tuleb pesta klaas, seejärel saate võtta päris kopika, 3-kopikalise ja nii ta tuleb. Meie oleme täna tulnud saartele ning nüüd räägimegi, kuidas oleks kõige ägedam ja vingem neid saari ka avastada. Muhu moto tegeleb mootorrataste ja mootorrollerite rendiga ja ka lisaks mootorrataste hoolduse ning remonditeenustega. Võiks olla eelnev sõidukogemus ja kindlasti A-kategooria juhi luba, et kiivrit saab vajadusel meilt rentida. Kindaid ka, aga ülejäänud saapad, püksid, tagid, et sellised asjad oleks soovituslik omal olemas olla. Ja ilma puhul muidugi ei ole neid alati vaja. Ja kas teie käest on võimalik täitsa osta ka, et mitte ainult rentida, et kui tekibki soov, et olen sõitnud mõne tsikliga teie juures ja mõtlen, et võiks endale soetada, kas seda on ka võimalik teiega teha? Ja, hetkel saab meie kaudu me saame vahendajana olla, aga loodame, et tulevikus tuleb meil omal otse müümisvõimalus ka. Meil on kõik rattad Royal Enfieldi marki, et on siis mudelte vahe, et on enduro ratas, millega on mugavam sõita metsateid ja maanteel võib-olla pigem mitte nii väga. Ja siis on klassikaline ratas, millega pigem metsa ei kipuks, aga maanteel selle eest on tal jällegi omad eelised. Et on natuke suurema võimsama mootoriga, et kihutamist ei propageeri, aga kui on vaja möödasõitu teha ja sellised asjad, siis veidi nagu äkilisem. Rattad on uued selle aasta mudelid, et on 2 tükki eelneva hooaja omad, et need üritame järgmiseks aastaks välja vahetada. See tähendab, et sügisel on kindlasti võimalik kõiki kasutatud rattaid ka soodsama hinnaga osta kui päris poest uusi. Et meie katsume hoida masinapargi võimalikult värske, et lihtsalt klientidel oleks hea kogemus ees, et ei pea mingi vana jaavaga kuskil metsa all kükitama ja abi ootama. Imemaitsvaid toite pakume siin küll, nagu näha, siis kõik särab ja läigib ja toidud on ikka siuksed tütop ja muidugi joogid ka. Mis meil siin oma kodukootud kanala Pilsner. Kontseptsioon on see, kõige tähtsam on see, et inimene tunneks nagu ta tuleks koju, et ei oleks seda ebamugavat piinlikkust või seda, et sa pead käituma nagu õppealajuhataja juures või direktori juures. Et ma ei tea, kui teenindaja tuleb, et siis neil on ruttu alla, et vastata, kõik on väga hästi. Kõik tulevad siia, on kodus väga mugav ja siuke teenindajad suhtlevad nagu oma tuttavatega, sõpradega ja kõik on vaba õhkkond. Toidult samamoodi väga vabalt, lihtsalt tehtud. Lihtsuses peitub võlu, aga hästi tehtud, värskest toorainest alati. See Ameerika pärane, see kõigile meeldib see Ameerika suur ja luksus kõik värk, et
portsud on suured, kana on täpselt sama krõbe nagu Ameerikas aga kõige erilisem on muidugi glasuuridega kanatiivad, sest et glasuurid me keedame ise ja ma arvan, et Korea barbecue kanatiivad on kõige siuksed erilisemad, sest need on siuksed huvitavad ja Coca-Cola baasil tehtud, mis inimesed on kohe, vau, mismoodi see veel tehtud on, et imelised maitsed ja tugevad maitsed. Mis on teie võib-olla kõige erilisemad joogid? Kokteilid, mis on väga suvised ja muidugi meie oma kanaleõlle, mis on kodukootud siin Saaremaal ja no rääkimata, hundist juttu on kohal, rääkimata meie jäätise kokteilid, mis lihtsalt näevad massiivsed välja ja mega maitsevad. Meil on muidugi Hot Wings Challenge, kus on meil siuksed vürtsikad kastmed, mis on kuulsaks saanud ka Hot Onesi saates, kus käivad kõik kuulsused ja siis proovivad neid kastmeid. Meil on siis võistlus, kus on peaauhind on rahaline ja teine vägev üritus on meil muusikabingo, mida viib läbi üks Saaremaa lahedam õhtujuht Mikk Saarela ja seal on tung juba nii suur, et piisab ühest kuupäeva avaldamisest ja siis on juba meil massides inimesi, kes tahavad lauda saada. Ütleme, rekord on praegu 180 inimest 2,5 tunniga, mis on imetlusväärne, aga me oleme teinud seda ühe korra kuus, et hoida seda eksklusiivsust sellel ja see õhtu on tõesti vägev ja kõik tulevad isiklikult tänavad ka pärast seda üritust, et aitäh, et siukest asja teete Saaremaal. See on siuke asi, mille pärast isegi tuleks ise mandrilt või kust iganes kohale. Ja nüüd, kuna pikalt on Saare pealt uudistatud, siis teeme väikese söögipausi. Meie oleme pausilt tagasi ning panemegi ennast millegi uue ja vahvaga proovile. Te olete jõudnud Saaremaale, täpsemalt siis Kuressaarde, ja nagu mõnigi ära võib tunda, siis me asume Kuressaare piiskop Linnuse hoovi peal. Ja mis me tegema hakkame siin, me hakkame rappellima. Et võib-olla mis see rappell tähendab, sõna pärineb üldse prantsuse keelest. Tähendab otsetõlkes recall ehk tagasi kutsuma, eesti keeles siis kontrollitud viisil laskuma, kasutades selleks kõisi, vastavaid laskumisvahendeid ja tehnikaid. Kuidas see allatulamisprotsess siis nüüd välja näeb? Nagu varem sai mainitud, lähme üle treppidest müüridele, kontrollime veel kõik ühe korra üle ja inimene lähebki üle müüri ääle, saab nautida seda vaadet ja võib-olla olla hetk oma mõtetes, tunda seda mõnusat kontrollitud närvikõdi. Ja kui ta on valmis, saab ta hakata kontrollitud viisil laskuma. Siin saab ka siis, kuidas öelda, poole peal saab teha ka mõned sellised elemendid. Inimene saab hüpata seinast võimalikult kaugele, nii kaugele, kui ta suudab. Saab teha 360 ehk siis ümber oma telje keerata. Ja kas või laskuda pea ees, ehk siis pea alaspidi. Selline kogemus ei ole üldse vajalik, et see ei mängi siin mingit rolli. Selle eest vastutan mina, et kõik saaks turvaliselt toimuma, et ei juhtuks õnnetusi ja nii on. Ühesõnaga kogemus ei ole vajalik enne. Google'is kõige lihtsam rappelling Saaremaa, Facebooki leht on täpselt sama nimeline ja nagu koduleht. Põhimõtteliselt kõik saab alguse siin all, kus me praegu oleme. Siin toimub kiire varustuse tutvustus, näitan, milliseid asju me kasutame, mida nendega teha saab, milliseid laskumise metoodikaid kasutame ja kui see on selge, siis anname kliendile tingimuslehe, kus ta saab tutvuda kõigi tingimustega. Mõned punktid veel välja, et klient ei tohi olla alkoholijoobes, narkojoobes. Seal on ka punktid välja toodud, millest mina vastutan. Täpselt sama paber nagu enamus suuremates seiklusparkides. Lõpuks klient peab allkirja alla, leiame talle sobivad rakmed, kiivri, kindad ja lähme rahulikult üles müüridele. Ja adrenaliinirohkeid tegevusi veel jagub, peale kõie laskumist saab ka vibu lasta. Teie olete praegult Saaremaal Leisi lähedal Hiievälja külas, kus meil on Hiievälja viburada. Kaua te üldse tegutsenud olete nüüd? Sellel aastal juba 10 aastat, kui me
tulime selle mõtte peale, et tahaks midagi huvitavat ise teha ja ka oma tegevusi teistele pakkuda. Ja kui alguses alustasime ainult paari vibulaskmismatiga, siis nüüd tänaseks on meil ilus suur harjutusväljak ja metsas on kuni 28 kohaline laskmisrada, viburada. Kes on üldse oodatud vibulaskma, et kas see on ainult profispordiala või on täiesti harrastajad ka oodatud? Jah, no meie tegeleme rohkem harrastajatega ja vibulaskmine on selles mõttes tore, et kui inimene alguses mõtleb, et päris raske ja keeruline on, siis tegelikult kui me valime õige varustuse ja saame ka natukene tehnikat õpetada, siis on vibulaskmine jõukohane päris lastest kuskil 6-7-aastastest kuni kõrge vanuseni välja. Üldiselt me ikkagi eeldame jah, kui inimesed tulevad siia, siis nad helistavad meile ennem ette ja broneerivad aja, sest siis me saame pühenduda ainult ju neile. Tulevad siia, saab tulla peredega, saab tulla kooliklassidega, saab tulla töökollektiividega. Me saame siin teha enne väikese slaidiprogrammi või koolitusprogrammi, siis me laseme vibu natuke platsi peal, ennem räägime kõik reeglid ja ohutusnõuded ära, sest ei saa märkimata jätta, et vibu on siiski relv ja siin peab olema ikkagi väga hoolikas. Kui on kõik esmased võtted selged ja harjutamine selge, siis me lähme metsa ja metsas on meil 3D loomakujud, mille peale siis saame väikse võistlusformaadina vibu lasta. Tore see, et kui on inimestel rohkem aega meie kaunis kohas olla, siis pärast vibulaskmist saab mõnusalt minna saaremaisesse suitsusauna ja hüpata tiiki ja teha grilli. Ja päeva lõpetuseks on eriti vahva tulla perega aega veetma ja võib-olla mõnusat toitu nautima ja miks mitte ka ööbida täitsa Pidulasse. Olete jõudnud Pidula Wakeparki ehk kogu pere vaba aja ja veespordikeskusesse. Mis siin täpsemalt kõike nüüd teha saab? Siin on teha väga palju, et võib öelda, et teha on rohkem kui ühe päevaga teha jõuab ja tahaksimegi pakkuda päriselt kogu perele tõelist puhkust. Mis teil sellest aastast alates uut on pakkuda rahvale? Ja lisaks Veigile ja Funparkile, mis meil siin eelmised aastad ka on juba päris palju huvilisi leidnud, siis sellest aastast suurim muutus on see, et meil on tulemas 10 veepealset maja ehk et oleme pakkumas ka võimalust ööbida. Ühes majas on mõnus ööbida 6-8. Need on kahekordsed kõikide mugavustega majad, kus siis on WC, vannituba igal majal endal olemas. Neid maju on 10, nii et kokku ongi 60-80 majutuskohta ja need majad on kõik aastaringselt kasutatavad. Ja kui nüüd juba terve päev siin veeta, siis kas siin on ka toitlustus täitsa olemas koha peal? Pakume ise tehtud kiviahjus pitsasid, burgereid, kergeid snäkke, salateid, sellest aastast ka hommikusööki ja õhtul on meil avatud kokteilibaar, kus siis on mõnus päikeseloojangut nautida. Nimi küll ütleb, et me oleme Pidula Wakepark, aga tegelikult lisaks veikimisele on meil siin igapäevaselt võimalik tegeleda väga paljude erinevate sportlikute ja vähem sportlikumate tegevustega nii maa peal kui vees. Ehk et meil on siin olemas täismõõtmetes rannavõrkpalliplats, supplauad, vesijalgrattad, suur liivarand, kus saab lihtsalt mõnusalt päevitada, kokteilibaarid. Kõik on loodud selleks, et lihtsalt inimesed tuleksid ja saaksid mõnusalt puhata. On meil ka väike nunnumeeter, ehk siis meie majadest võib hommikul kohvi nautides vaadata, kuidas toimetavad ringi alpakad. Ehk et meil on eelmise aasta augustist jõudis meie juurde 7 alpakat. Tänaseks hetkeks on neid juba 9 ja nemad on siis samamoodi seal majade juures, ehk et saab nautida hommikukohvi alpakadega juttu rääkides. Oleme Saaremaal täna avastanud mitmeid põnevaid kohti ning võib-olla nii mõnelgi tekkis mõte, et miks mitte hoopis tulla Saaremaale ka elama. Meile elama sündis arusaamast, et kui mitte midagi ei tee, siis aastaks 2050 on tänase 32 000 elaniku asemel 25 000. Siis ei ole siin äridel väga suurt mõtet, koolidel väga suurt mõtet, et kõik tõmbub hästi kokku ja sellest tekkiski Saaremaa vallal
siis arvasime, et midagi peab tegema. No kindlasti aitas maale elama kontseptsioon, mis toimib. Aga mindi ja vaadati, kuidas Bornholmil Taanis seda tehakse. Ja seal on 8 aastat hästi edukalt seda tehtud. Ja ma käisin ise küll õppimas, nägin just, kuidas nad seda teevad ja miks nad seda teevad. Ja siis saigi see siia toodud. Täna liiguvad inimesed erinevalt, et osadel on isegi ju töö olemas, mida ta saab teha ükskõik millises maailma otsaseks. Neil on kõige lihtsam täna tulla ja liikuda ka Saaremaale. Osad liiguvad tagasi oma kodukohtadesse. Kas siis ehitavad uueks või on see kodu, mis on hästi hea juba üle võtta lihtsalt vanematelt, vanavanematelt. Aga loomulikult ma aitan ka neid, kellel mitte midagi ei ole. Et siis on hea võtta minuga ühendust. Mina oman sellist infot, mida kindlasti mõni inimene leiab ka ise internetist ülesse. Aga minul on täna see kõik koondatud, et kõik need leheküljed, kus liigub kinnisvara, kus liigub töö. Aga Saaremaal on veel üks nõks. Siin liigub hästi palju head asja suust suhu, mitte üldse avalikult. Ja mina teen täna selleks tööd, et tutvuda kogukondadega. Ma olen kõik piirkonnad läbi sõitnud, et just tutvuda eluoluga igas piirkonnas ja ennast tutvustada, et inimesed teaksid, et kui neil on pakkuda hea kinnisvara või nad otsivad oma firmasse töötajad, siis olen mina üks see, kellel võiks olla päris hea arv inimesi, kes otsivad siia tööd. Meil on oma koduleht minusaaremaa.ee, siis seal on olemas meie kontaktid ja meie projektiga ülesehitus, et mida see endast kujutab ja kui inimene otsib tööd, seal on töökuulutuste infod, kinnisvara infod ja igasugune eluks vajalik, kas või perearsti ümbervormistamine, kus saab registreerida ennast elanikuks. Ja meie tegemisi, toimetamisi ja toredaid kogemuslugusid juba siia kolinute inimeste ja perekondade lugusid saab lugeda Facebooki lehelt. Saaremaal on mõnus. Tähed veetsite taas selle mõnusa laupäeva hommiku meiega. Kohtume juba nädala pärast.